Ja OSCE raport tuli meile teisipäeva õhtul ja 30 lehekülge päris tihedat teksti. Mida selle raporti põhjal saab öelda on, et nüüd on kukkunud ära teine kark alt nendelt inimestelt, kes on siin rääkinud meile, kuidas e-valimised on turvalised. Esimene kark oli see, et nad on auditeeritud ja sellepärast me peame usaldama neid. Et me küll keegi ise ligi ei pääse, aga audiitor on vaadanud ja kinnitanud, et asi on hästi. No on nüüd valimisteenistus ise tunnistanud, et auditeeritud on ta ainult mõne jupi koha pealt ja kriitilistes kohtades on asi auditeerimata ja nendes kriitilistes kohtades on tunnistanud nüüd ka valimisteenistus ise, on saanud muuta e-hääli. Nii et see auditeerimise jutt on osutunud täielikuks blufiks ja põrmustatud. Ja nüüd on teine kark olnud see, et aga sõltumatud eksperdid ütlevad, et meie valimissüsteem on igati hästi toimiv ja rahvusvahelistele normidele vastav. No võt need OSCE eksperdid on sõltumatud eksperdid, Eestist väljastpoolt olevad eksperdid ja nende raport ei ütle, et e-valimised ei kõlba kuhugi või ei tööta, vaid ütlevad, et nad on kooskõlas siis, kui on ellu viidud meie soovitused, et siis saab öelda, et nad töötavad. Ja siis on terve hunnik soovitusi, mis kõik ütlevad ju tegelikult, et ei ole tänasel päeval vaadeldavad, ei ole usaldusväärsed, ei ole kontrollitavad, ei ole reguleeritud, kes mille eest vastutab, kuidas mingisugused otsused sünnivad. Kõik see on tegemata, et kui te need asjad ära teete, vot siis teie e-valimised on korralikud. Ja noh, selle tõttu tuleb seda raportitki lugeda nii pidi, et nad ei ütle, et asi ei tööta, nad ütlevad, et kui te teete meie soovitused ära, siis ta on hästi toimiv asi. Nii et ka see sõltumatute ekspertide jutt on tänaseks päevaks põrmustatud ja meil on alati õigus olnud, EKRE-l on kogu aeg õigus olnud, e-valimised on usu küsimus ja nendega ei tohiks jätkata. Ja mis saab sügisestest valimistest? M-valimised jäeti ära sügisel, M-valimisi puudutas ka see OSCE raport, M-valimiste kohta öeldi, et M-valimisi on veel raskem ja veel keerulisem auditeerida kui e-valimisi ja M-valimisi meil ei toimu, aga e-valimisi meil enam ei ole võimalik ära jätta sügisel, sellepärast et me seadust muuta ei jõuaks, isegi kui Riigikogu seda tahaks, noh me saame aru, et tänane koalitsioon seda ei taha ka, aga ikka sama soovitus kõikidele inimestele, mis meil oli Riigikogu valimistel, tuleb valida valimispäeval ja tuleb valida paberil. Ja lihtsalt me teeme nüüd omalt poolt veel lisapingutuse ja meil on selle jaoks nüüd olemas moraalne tugi rahvusvaheliste vaatlejate poolt, et neid sügisel toimuvaid kohalikke valimisi saaks vaatlejad algusest lõpuni kogu aeg kontrollida, sest et Riigikogu valimiste puhul see ei olnud võimalik, eelmiste kohalike valimiste puhul see samuti ei olnud võimalik ja ütles ka OSCE raport, et vaatlemine, läbipaistvus on demokraatlike valimiste ja usaldatud valimissüsteemide võtmekoht. Et kui ei saa vaadelda, kui ei saa kõiki asju vaadelda, siis meil ei ole tegelikult võimalik rääkida, et valimissüsteem on läbipaistev, valimissüsteem on turvaline, valimissüsteem on kontrollitav. Et noh, minu soovitus valijale on valida paberil ja kui me räägime, mida erakond teeb, erakond ikkagi hakkab pressima seda, et kogu süsteem oleks algusest lõpuni vaadeldav.